Lugupeetud vaatajad, minu nimi on Tõnu Kalvet, olen ajakirjanik ja tõlkija ning Jüri Kukke mälestuskonverentsi korraldajate palvel valmistasin ette loengu pealkirjaga Hirmust ja julgeolekust ehk kas raketiga saab rünnata Rubilnikut. Langenud vabadusvõitleja päeva konverents on just sobiv tänase teema käsitlemiseks, sest vabadusvõitlejad on läbi aegade olnud tuntud selle poolest, et nemad ei karda. Üks maailma tuntumaid vabadusvõitlejaid, Birma Lanna, kellest sai hiljem Birma peaminister, naisterahvas, on öelnud, hirm on harjumus, mina ei karda. Ja sellesama tsitaadi pani oma särgile Eesti üks tuntumaid vabadusvõitlejaid Mart Niklus, kes on ühtlasi Jüri Kukke mälestuskonverentsi algatajaid ja väga pikka aega on olnud ka korraldustoimkonnas. Ma saingi sellest tsitaadist teada just tänu Mart Niklusele, sellepärast et tema kandis selle tsitaadiga särki päris mitmetel avalikel üritustel. Ja nii nagu ei kartnud Birma Lanna, vabadusvõitleja, ei kartnud Mart Niklus, Jüri Kukk, ei karda ka paljud tänapäeva inimesed, kes on informeeritud. Kardavad need, kes ei ole informeeritud ja kes on, kui eesti keeles otse öelda, siis kergeuskliku võitu. Viimase 3-4 aasta jooksul on pidevalt räägitud, et Eestit ohustab miski. Aastast 2020 ohustas koroonaviirus. Seejärel aastast 2022 ohustab Eestit Venemaa ja sellepärast ongi tarvis pidevalt vähendada inimeste hirmu ja suurendada julgeolekut. Eesti praegune peaminister Kaja Kallas on korduvalt öelnud, Eesti on sõjas. Kui nii, siis loomulikult peab Eesti ennast kaitsma ja kui tema põhivaenlaseks on Venemaa, siis järelikult ta peab kaitsma ennast Venemaa vastu. Eesti valitsusliit on kuulutanud korduvalt, et tuleb teha võimalikult tõhusaid riigihankeid, et hankida Eestile juurde palju relvi, palju laskemoona ja siis oleks Eesti paremini kaitstud. On räägitud, et Eestil on vaja 1,6 miljardit uut padrunit, Eestil tuleb osta juurde soomukeid, tanke, droonitõrjet, samuti keskmaa õhutõrjet. On räägitud, kui kaugele Eesti raketid võivad tulistada Venemaa südamesse, vähemalt Peterburini välja, veel sealt edasigi. Ning selle kõige tulemusena arvatakse, et Eesti on nii tugev, et Venemaal ei teki tahtmist Eestit rünnata. Peale kõige muuga sellepärast, et Eesti on NATO liige ja meie liitlased NATOs tulevad siis meile kohe appi. Kuna NATO lepingu 5. artikkel kohustab neid seda tegema. See juhtuks siis, kui Venemaa ründaks Eestit sõjaliselt. Aga on olemas nii mõnigi viis, mille abil saab Eestit Venemaa rünnata ka nii, et ta ei pea ainsatki lasku tegema üle Peipsi järve või üle Narva jõe. Ta ei pea tulistama Eestit, ta ei pea ründama, tankid ei pea üle Narva jõe silla tulema, vaid Venemaal on täiesti lihtne võimalus viia Eesti rivist välja nii-öelda kaugjuhtimise teel, juhtimispuldi abil. Ja kokkuvõtlikult võib nimetada praegu 3 suuremat sellist ohtu. Esimene on see, kui Venemaa näiteks ei hoia enam Eestis võrgusagedust. Praegu Eesti vooluvõrgus on see sagedus 50 hertsi. Ja seda hoiab Venemaa, kuna Eesti elektrivõrk on ehitatud veel Nõukogude Liidu ajal. Ja see on ühine nii Eestil, Lätil, Leedul kui Valgevenel kui ka ütleme Loode Venemaal. Kõik on ühine võrk, mille nimetus lühendina on BRELL. Seega esimene punkt. Venemaa ei hoia enam Eestis võrgusagedust. Teine punkt. Venemaa lõpetab Eesti varustamise gaasiga. Praeguse seisuga Venemaa varustab Eestit gaasiga. Kui vaadata näiteks Eleringi kodulehte, siis seal on gaasivood täiesti nähtavad. Hoitakse rõhku gaasitorudes, ei hoita ju rõhku niisama, kui toru oleks tühi. Järelikult midagi seal liigub, järelikult liigub gaas, mitte nafta
või mitte näiteks midagi muud kihisevat, kohisevat või vesi näiteks. Ja kolmas võimalus, kuidas Venemaa saaks Eestit rünnata nii, et ta ei pea oma vägesid üle piiri saatma. Nimelt piisab sellest, kui ta alustab hooldustöid Narva veehoidlas, laseb selle käigus alla Narva veehoidla taseme ja siis jäävad Narva elektrijaamade turbiinid kuivale, kuna Narva veehoidla rajati omal ajal just selleks, et jahutaks Narva elektrijaamade turbiine. Ja see on täies kooskõlas, selline käitumine oleks täies kooskõlas muistse lahingukunstiga, võitluskunstiga, sõjakunstiga, millest kirjutas omal ajal raamatu Hiina tuntud väejuht ja kelle, ütleme, kodaniku nimi või ajalukku läinud nimi on Sun Tzu. Ja raamatu pealkiri oligi sõjakunst. Ja siinkohal on kohane lugeda ette üks tema tarkusetera, mis ilmus muide eesti keeles ka hiljuti aastal 2017 raamatus Male ja sõjakunst. Seepärast alistab oskuslik juht vaenlase väed lahinguta. Ta võtab ära nende linnad neid piiramata. Ta kukutab nende kuningriigi ilma pikaajaliste lahinguteta. Eesti ühiskonnas on käivitatud arutelu selle üle, kui palju peaks Eesti kulutama riigikaitsele, kui mitu protsenti riigieelarvest. Ja on tahetud, et see oleks võimalikult suur, samas Eestile taskukohane. Sest on üldtuntud ütlus, kes ei raatsi toita oma sõjaväge, toidab väga varsti võõrast sõjaväge. Aga nüüd on küsimus, kui Eesti kulutaks hästi palju raha relvastusele, suudaks ennast kaitsta rünnaku vastu, mis tuleb sõjaväeliselt. Vallutatakse või rünnatakse näiteks lennukitega, tankidega, mürskudega. Kuidas saaks Eesti kaitsta ennast nii-öelda pehme rünnaku vastu, mille puhul Venemaa isegi ei astu Eesti pinnale? Ma ei pea ennast teab mis suureks sõjandusasjatundjaks, ma ei pea ennast ka väga energeetika asjatundjaks. Sellepärast mõtlesingi küsida nõu elektriinsener Andres Saukaselt, kes tunneb energeetika teemat nagu oma 5 sõrme. Ja küsingi temalt siis täna lähemalt, kuidas mõjutaks selline pehme rünnak Eestit, Eesti majandust, Eesti energeetikat. Tänu konverentsi korraldajatele on mul võimalus teha see video kujul, järelikult saan vahele lükkida ka pilte, vestlusi ja kasutan seda võimalust meeleldi. Elektriinsener Andres Saukas, palun vasta mõnele täpsustavale küsimusele, mis minus kui humanitaaris on huvi tekitanud. Nimelt esimene küsimus. Miks on vaja hoida Eestis võrgusagedust? Ja sellega haakuv küsimus, mis juhtub siis, kui seda võrgusagedust ei hoita? No tervist. Vastus on ülimalt lihtne, natukene ajalugu ja praegu kipume sinna samasse moodi tagasi minema, et me tahame ikka seda alalisvoolu saada nii Estlink 1, Estlink 2 kaupa, 2 ei tööta ja võrgusagedus oleme endale välja ehitanud Nikolai Tesla süsteemi järgi, mille ta vahelduvoolu generaatori leiutamisega pani. Kõik meie koduseadmed, katlamajad, üldse eluks vajalikud seadmed on just vahelduvvoolu peal. Tulevad koju küll, tuleb seinast see vahelduv vool, arvutitesse tehakse alaldigada väikeseks 12 voldiseks või muuks, aga kui see sagedus läheb kas või 0,5% ära, ütleme 50-49 peale, siis hakkavad need suured seadmed maha põlema, lihtsalt põlevad ära alajaamades, suured generaatorid, elektrijaamades, katlamajades ja enam seinast meil ei tule kippu ega kõppu. Nii, ja mis see teine pool küsimust oli, et mis siis saab, ongi otsas oleme, kõik kaos, kõik on tühjus.
kas on olemas mingid kompensaatorid, mis aitavad hoida võrgusagedust? No kompensaatorid, see on eelmise sajandi 1950-ndatel välja leitud, kuid viimases otsas või kusagil hakkab see sagedus muutuma, siis nad käivituvad, hakkab suure koorattaga seda sagedust hoidma, ära matsu nii palju, kui tal on seda jõudu, proovib teda hoida, aga selle töökindlust ma ei mäletagi omast praktikast, ma olen 56. aasta poiss, kompensaatorid olid varem leiutatud, prooviti, võib-olla nad kusagil sõjaväes ja kusagil kaugemates kohtades on nagu katsetatud, aga mina ei tea, et praegu mingi riik selliseid asju üldse katsetaks. See on minu teadmine, ma olen otsinud ja vaadanud, aga ei ole. Mitu kompensaatorit on Eestis ja mitu oleks vaja? Ei, ma seda ei tea, kui palju vaja on. 3 ehitatakse ju, 2 pidi nagu valmis olema ja 3. pidi see aasta valmis saama ja plaanide järgi 25 lülitavad ise välja ennast siis. Kui kaua nende kompensaatorite abil on võimalik hoida võrgusagedust? Vot seda mina ütlen, et praktika puudub, ma ei tea. Selline küsimus, et kas Eesti hoiab võrgusagedust ise või kasutab mõne naabri abi selleks? Praegult on ju see, mis nõukogude ajal välja ehitati suure Coelro plaaniga. Coelro plaani algatajad ja abistajad oli ju General Electric kunagi 1920 ja sellel ajal tuli ka energeetikute päevaau sisse. Ja sellest ajast on see võrk, mis ta oli enne Prell. Praegult nimetatakse ka, osa on juba välja kukkunud, aga osa ei ole. No, seisab üleval, see hoiab praegult sagedust. Küsimus on praegu, et tehniliselt on see ju teostatav. Ja... No, tehniliselt on kõik on võimalik ära. Me vaatame ära, kui juba oli siin üks teadlane, kellel käed ja jalad ei liikunud, oli siin näha, et ta käis ju suurtel messidel, aga aju tal töötas ja ta rääkis ja kõrva sisekõrv oli juhtmed pandud, nii et kõik on võimalik, nii tehniliselt ja välja õmmelda ja inimesele juurde panna asju, on ranglu, poldid, igasugused mutreid ja kõik on ju. Aga küsimus on selles, et kui Venemaa tahaks, siis ta saaks ju võrgusageduse hoidmise lõpetamisega väga lihtsalt Eesti põlvili suruda. Tal ei ole vajadus. Ei, ma küsin, et kui ta tahaks? Ja muidugi, see on ju lihtne, aga ta ei taha ju, ta ei puuduta ei Soome võrkusid, ei puuduta meie võrkusid, las aga põrini jookseb edasi-tagasi, sest voolusuund on ka selline, et ühte pidi või teist, ega keegi ei tea, kuida pidi ta jookseb, aga ta hoiab seda sagedust ja sagedus on just välja mõeldud, et need alajaamad ja võrk oleks hästi kaugel. Muidu tuleb panna iga siin 100-200 meetri peale alajaama, kui on alalisvoolu hakkame tagama. See neid tegema. Neid generaatorid on ka, autol on ju puhas 12 alalisvoolu, ta väntab sees ringi see mootor, mis sisepõlemiseks on. Käivitamiseks on aku ja kogu lugu. Me võime sedasi ka elada. Aga siis tuleb kogu maailma see tehnovõrk ümber ehitada alalisvoolu peale ja elame jälle edasi, alternatiiv on olemas. Valatakse mootorid ümber ja tehakse kahepooluseliselt. Järgmine küsimus energeetika teemal. Narva veehoidla, see ju hoiab veega varustatuna või jahutatuna Eesti elektrijaamade turbiine. Kui Venemaa alustaks hooldustöid Narva veehoidlas ja langetaks veetaset, siis jääks ju meie turbiinid kuivale. Mis siis juhtuks? No elektrijaamad tuleb seisatada, kui ei taha, et nad rikneksid ja ongi kõik. Oodata ära, mille teine mees jälle jahutusvöö taseme tagasi teeb. Kui kaua need hooldustööd võivad kesta? No kui on meil siin nagu see Estlinki ühte muhvi või kaablijuppi ehitatakse pool aastat, siis seal võib ka nii pool aastat või 5 aastat või nii nagu poliitiline või muu variant
või kui see ei ole poliitiline, siis ta on materiaalne, seda kaablit ei ole lihtsalt, seda tagavaraosa ja võib otsida, see on nagu uunikum. Ja nüüd küsigem, et kui Venemaa tahaks kiuslikult Eestit nõrgestada, laseb veetaseme alla Narva veehoidlas, meie turbiinid jäävad kuivale. Kuidas Eesti suudab sellele vastu astuda, kust ta leiab asendusvee, mille tase oleks kõrge, sama kõrge kui on vaja? No asendusvee kohta siin ju poliitikuid ma ei mäleta, kes ütles, et see plaan B on olemas. Aga milline see saab olla, kust see vesi võetakse, kas no mina ei oska öelda, ma ei tea, võib-olla ootavad vihmavett või uusi valimisi või ma ei tea, ma ei oska ära, sest ma ei ole poliitik ja ma vaatan lihtsalt ära, kui mul ikka supikauss on tühi, siis ta on tühi. Aga poliitikas võib ka mainida, et seal on vaja koort panna juurde, ta hästi lõhnab ja ma ei tea. Ma küsin seda sellepärast, et valitsus tookord ütles, et selline varuplaan on olemas. Lihtsalt seda ei avalikustata, kuna see on julgeoleku seisukohalt väga oluline. Ei, no see oleks ära julgeoleku, ma saan aru, seda võib öelda julgeoleku, aga julgeolekus on ka spetsialistid, et ta loeb selle läbi, selle artikli, kui ta on õige julgeolek ja väljaõppega ära, ta loeb selle artikli läbi ja paneb 2 lauset kokku, mis on faktid. Ja selle järgi ta saab välja visata, mitte keegi ei tea ju. Aga kuna ta on praegult meile otse vajalik, siis on ju võimalik öelda, sest kas see vesi tuuakse nüüd Hispaaniast laevadega või Saudi Araabiast magevesi, millega jahutada või ma ei kujuta ette, see peab olema. Või on ju tehtud head need pumbakaevud meil juba, kaevandusveed, ma ei tea ju seda. See ongi, et see on lihtsalt ära, et kaevandused on nii suured, sealt võtab. Noh, võib-olla ütlesin ette, siis nad oskavad mulle ka öelda vastu ja ütlevad ära, mitu kuupmeetrit vett on, siis ma saaks arvestada välja, kas annab selle veehoidla taseme kätte, palju on vaja ja palju kaevanduses või kust nad selle kätte saavad. No kaevanduse vesi võib olla selle juures. See on minu isiklik arvamus, ma ei tea ju. Seda ei ole avalikult. Kuidas? Nüüd edasi, kui oletame, et turbiinid jäävad kuivale, jahutusvett enam ei saa, jäetakse elektri tootmine seisma, kui suurt osa Eesti elektri tootmisest see mõjutab? No see on vähemalt 2/3 võtame, sest praegult ega nad ei ütle ka, räägime megadest, palju üldse töötab, palju on vanadus, sellest üldse energeetikute juttu ei ole. Mina loeks neid ära, vaataks tabelit, kui vana see generaator, kui vana see katel on, need vanad on ju kivisöökatlad, aga see Auer oma, see ei ole ka kunagi töötanud, ta on selle kivisöö peale tehtud. Kivisöökatlaga oleks lihtsam helistada ja vestelda hiinlastega, nad võtaksid ta poole aastaga, tassiksid minema ja tooksid meile põlevkivikatla asemele või nii edasi, saab, kõik oleks äri teha. Järgmine küsimus. Kui Venemaal on puhttehniliselt niivõrd lihtne lüüa riivist välja Eesti energeetika, Eesti elektrivarustus, siis miks ta peaks tulema üle piiri relvadega, tulistama ja sellega otseselt haakuv küsimus, et kui palju abi oleks Eestil siis ütleme 1,6 miljardi padruni ostmisest või keskmaa õhutõrje ostmisest, kui Venemaa lihtsalt ütleme kas otseses mõttes või kujundlikus mõttes keerab rubilniku ringi. Rubilnik on siis vinnaklüliti, Eesti ei saa enam voolu, Eesti ei saa enam jahutusvett oma elektrijaamade jaoks. Küsimus, et kui Eesti on Venemaaga sõjas, kui Venemaa on tõsiselt vaenlane, miks ta peab ootama ära, kuni Eesti on relvastunud ja tulema relvadega, selle asemel, et praegu näiteks Eesti halvata elektrisüsteemi rivist väljaviimise teel, mis ei maksaks tal mitte midagi, see oleks võib-olla 10 minuti töö. Miks? No minu poolt kui tehnokraadi poolt vastus on väga lihtne. Kui see oleks talle kasulik, tooks seda rahakest sisse miljonite kaupa, ta lülitaks kohe välja. Aga kuna Eesti on nii pisikene,
et see väljalülitamine ei mõjuta tema suurt struktuuri, kuna ta on ikka päris suur nii territooriumi kui rahva poolest, siis mina arvestan, et me oleme pisikene kärbes, kes põriseb hommikul ära ja kui õhtul kärbsepiitsaga teda pihta ei saa, siis ta hommikul ajab üles. Igal juhul tuleb, istub näo peale ja segab und ja siis ainult ei vihasta. See ongi see põhjus, et see ei ole kasulik. Minu küsimus oli ka Eesti seisukohalt. Kuidas suudaks Eesti ennast kaitsta selle vastu relvastuse ostmisega? Mis on meile abi sellest, et meie raketid võib-olla võtavad välja Peterburini või kaugemale, kui see ometi ei kaitse meid selle eest, et Venemaa ühe ainsa liigutusega halvab Eesti elektrisüsteemi? Mis on meil kasu sellest, et kulutame hästi palju raha relvastusele, kui see meid ei kaitse? No mina arvan seda, et siin vist mingid padrunid ja mingid muud ostmine ei ole, käib raha ühele poole, teisele poole, kuhugile. Me oleme näinud küll neid pilte, kuidas tollipunktis tehakse kapoti kaaned lahti ja kohvrid on sularahaga täis. Et see on lihtsalt rahvale nagu, ütleme, uue muistendi välja mõtlemine. Sest sõjaga samamoodi võiks ju osta 1000 mõõka lihtsalt igale ühele seina peale või 1000 padrunit. Või kui oleks see tõesti vajalik ühesõnaga hakata kaitsma ja sõjaolukord oleks suur, siis tuleks teha olukord nii nagu Šveitsis. Meesterahvas või naisterahvas käib sõjalised kursused läbi, käib tiirus ära, oskab relvaga ümber käia ja tal on võtta kodud. Nii nagu oli keskajal rüütlil, oli ta seina peal. Et millised tollile võtame välja kas piigi või mõõga või siis on praegu, kui tulevad röövlid või keegi on igal ühel riigi kodanikul on enese ja pere kaitseks on relv kodus. Ja kõik. See oleks lahendus, aga kui lähtume sellest, et Eesti peaminister Kaja Kallas ei saa eksida ja kui tema on öelnud, Eesti on sõjas ja selles olukorras, kui vaadata Eleringi kodulehel olevat kaarti, on näha, et Eesti gaasiühendustel on rõhk sees. Miks hoitakse seda rõhku? Jääb selline mulje, nagu Eesti saaks gaasi Venemaalt, kes ometi on ju ametlikult Eesti suur vaenlane. Mida ütleb sinu tehnokraadi mõtlemine selle kohta? No see on lihtne, ma kõigepealt võtaks ära praegult me ju see samane elektrivool nagu 50 hertsi on. See on ka hoitakse üleval lepingu alusel. Kui suured summad selle 50 hertsi hoidmiseks on, me lepingut ei ole näinud. Sellepärast ei ole seal tõmblemist ega ei ole ka sõda ega midagi sellist ära. Tähendab, leping on pikaajaline. Ja gaasiga, ma arvan, on samasugune, kuna seal on üle 20 atmosfääri sees, see on sul õigus, võite kõik üle vaadata, aga kas seda rõhku hoiab nüüd eestlane? Kas tema käes on lihtsalt see gaas jookseb läbi otse, gaas tuleb Kasahstanist näiteks mööda torusid, kus on iga toru jupi peal nagu Jetoil ja mitte Jetoilid või need Lukoilid õigemini ja need firmad, Gasoil ja need on kõik ära ja tuleb sealt ja kelle juurde ta lõpuks tuleb. Ja sama näide võite võtta ju, kus kohast Ungari saab. Ungari saab ju läbi Ukraina gaasi ju. Ja see on ju valve all, keegi seda ei lõika läbi, keegi seda ei tii ja ta saab sealt kraami. Tal on leping tehtud ja lepingud on kooskõlastatud kolmandate osapoolte pealt ja äri tuleb. Tema, kus see gaas läheb, maksab sellele ja ongi, et see võib-olla jookseb täielikult läbi, nii et me ei küsi mitte midagi. Aga võib-olla kukub meile ka, ei tea ju lepingus, et meil toru tuleb ja palju see maamaks seal toru all maksab ja see on ju kõik võimalik ärisse panna. Andres, aga sinu juttu kuulates jääb tahtmatult selline mulje, justkui Eesti ei olekski sõjas, justkui Venemaa ei olekski Eesti ja kogu progressiivse inimkonna vaenlane, vaid täidaks ausalt oma lepinguid. Kuidas niimoodi saab olla? Kas me oleme sõjas või me ei ole sõjas siis? No kui vaadata ära, igasugune äri on sõda ju. Relva äri.
igasugune äri on sõda, igasugune vargus on sõda. Kui mult ikka rahakott ära võetakse, ma olen nii vihaseks kätte ja proovin selle varga kätte saada. Ja tehke siin ise järeldusi, on see sõda või ei ole. See on äriettevõte. Ja kui panna need energeetika ja toidu ja kõik need, mida inimene vajab kokku, nii Euroopa kui siin ära, kas on ikka ära, kui tuleb ikka sõja olukorras tuleb gaas, tuleb sealt poolt ja läheb sinnapoole või nüüd tänagi lugesin, et päris suure summa paneb Ukraina olümpiakoondise peale, Pariisi olümpiamängudele. Kuidas see on võimalik, kui on nemadki sõjas, et siis on ka raha ja olümpiameistrid sealt oodata, et sinna tähendab need tugevamad ja kangemad sportlased, need siis nagu sõjaväkke ja rindele ei sobi või kuidas see käib, see minu ajus seda ei mahu. Tänu elektriinsener Andres Saukasele saime teada, et kui Venemaa otsustab kasutada Eesti vastu pehmet rünnakut, siis ei aita mitte mingid mürsud, mitte mingid padrunid, ükskõik kui tõhus keskmaa õhutõrje, tankivägi ega mitte miski. Eesti majandus viiakse rivist välja väga ruttu, Eesti energeetika samuti. Ja on veel üks võimalus, kuidas Venemaa ei pea Eestit väljast ründama, vaid võib rünnata seest. Ja see oleks siis see, kui ta annaks ründamiskäsu nendele nii-öelda Ukraina pagulastele, kes on Eestisse tulnud alates aastast 2022. Nagu teada, Eestis on päris palju inimesi Ukrainast, suurem osa neist on tulnud viimase 2 aasta jooksul ja päris arvestatav hulgal nendest on ka sõdimiskogemus. Kui mõni aeg tagasi, nimelt 2024. aasta jaanuaris käis Eestis Ukraina president Vladimir Zelenski, siis algul oli juttu sellest, et Eesti peaks välja andma need Ukraina mehed, kes on kõlblikud sõdimiseks. Neid arvestatavalt oli umbkaudu 8000, 8500. Aga Eesti valitsus teatas pärast, et neid ta välja ei anna puht inimlikel kaalutlustel, sest nad oleks saadetud Ukrainasse kindlasse surma. Aga need mehed enamasti on siin alles siiamaani ja paljudel nendest on sõdimiskogemus. Kuigi arvestatav hulk neist on selline, kes on täiesti Ukraina-meelne, siis on sama arvestatav hulk ka selliseid, kes on pigem venemeelsed. Me ei tea, kuidas nad on saanud oma Ukraina dokumendid, kui nad Eestisse tulid. Küll aga on teada lääne ja ka ida uurivast ajakirjandusest, et Ukraina dokumente saab osta. Neid ei pea isegi võltsima selles mõttes, et neid ise valmistada. Piisab sellest, kui maksta mõnele korrumpeerunud Ukraina ametnikule ja tema valmistabki ehtsal dokumendi blanketil võltsdokumendi. Annab selle inimesele, kellel ei pruugi ollagi Ukraina kodakondsust. Sest kui Ukrainast põgenesid inimesed Eestisse, siis mingisugune kontroll oli idapiiril ehk täpsemalt ajutisel kontrolljoonel, nimelt Venemaaga. Aga üldse ei kontrollitud neid, kes tulid näiteks Läti kaudu. Ja on ka selliseid teateid, et osa tulijaid tuli niimoodi, et tal oli relv kaasas, mis on täiesti loomulik, sest pärast 24. veebruari 2022 jagati Ukrainas laiali 10 000 käsirelvi, käsi- ja kergerelvi inimestele täiesti tasuta. Selleks, et inimesed saaks ennast kaitsta, kui Vene väed peaks jõudma nende elupaika. Muidugi osa nendest relvadest on jõudnud ka Eestisse, enamasti mitteametlikult. Meil puudub ülevaade selle üle, kui paljudel Ukrainast tulnud meestel on lisaks väljaõppele olemas ka relv. Seega on täiesti mõeldav, et Ukrainast saabunud sõjakogemusega meeste venemeelne osa Venemaa käsu peale alustab siin vastutegevust. Ja kui paneme näiteks ühele poolele Eesti kaitseväe ja teisele poolele paneme nende meeste, värske sõjakogemusega meeste hulga, kes on ka relvastatud, siis mina ei ole millegipärast kindel, et Eesti kaitseväel õnnestuks kohe see rünnak tagasi lüüa. Meil on siiamaani kõvasti vedanud
et need Ukrainast saabunud mehed on Eestile lojaalsed. Aga põhimõtteliselt on ju võimalik, et nende venemeelsem osa alustab Eesti vastu tegevust. Ja et see ei ole lihtsalt oletus, ma toon praegu ühe ainsa näite. 2023. aasta 29. jaanuaril Tallinnas Balti jaama turul oli Isamaa kampaania telk. Kuna olen ka ise erakonna Isamaa liige, siis ma olin kampaania telgis abiks, et teha kampaaniat Riina Solmanile ja teistele Isamaa poliitikutele, kes kandideerisid Riigikokku. Läksin sealt ära umbes tund aega enne seda, kui telgi lahtioleku aeg või rentimisaeg lõppes. Aga selle tunni aja jooksul tuli sinna mitukümmend noort sportlikku meest, kes rääkisid vene keeles. Ja nad käisid sealt mööda. Üks telgis olnud Isamaa liige tegi nendest pilti ja vestles nendega. Ja nad ütlesid, et nad ei tohi öelda, kes nad on, kust nad on ja mis asjus nad siin on. Nad ei tohi seda öelda ilma oma ülemuse loata. Ja pärast natukene tegi see mind murelikuks. Ma küsisin sellelt oma erakonnakaaslaselt tema tehtud fotod ja saatsin need edasi Urmas Reinsalule, kes tookord oli Eesti välisminister. Urmas teatas mulle pärast, et ta oli edastanud need sinna, kuhu vaja ja et asjaga tegeldakse. Ja Urmas Reinsalu pilk ei olnud just väga rõõmus, see oli pigem murelik. Mis sellest on saanud, ma täpselt ei tea. Hetkeseisuga tundub, need mehed ei ole alustanud Eesti vastu mingit mässu, relvastatud tegevust, kuid see ei tähenda seda, et sama ei või teha teised, kui mingil põhjusel nad muutuvad rahulolematuks Eesti võimude tegevusega. Pane igaks juhuks ja paar pilti, mis tegi mu erakonnakaaslane tookord 29. jaanuaril 2023 Balti jaama turul Tallinnas. Esmapilgul võib tunduda, et tegu on nagu hirmutava faktoriga. Aga kui järele mõelda, siis meil siiski ei ole põhjust seda karta. Sest need inimesed, olgu nad ukrainameelsed, olgu nad venemeelsed, on ise huvitatud, et nad saaks olla Eestis. Niipea, kui nad läheks tagasi Ukrainasse, nad saadetaks rindele. Nad ei ole sellest huvitatud. Nende huvi on olla siin Euroopa Liidu liikmesriigis, teenida võimaluse korral endale korralikku palka, korralikku lisa, nad said vahepeal ka mingeid abirahasid. Nende huvi ei ole Eesti riiki kukutada. Ja enamgi veel. Nendest võivad saada eestlastele väga ustavad liitlased. Kui näiteks Maailma Terviseorganisatsioon peaks hakkama uuesti riikidele peale pressima mingisugust pandeemialepet, mis annaks Maailma Terviseorganisatsioonile sisuliselt väga laiad volitused toimetada kõigis riikides nii, nagu ise tahab. Ja riikide juhtkond oleks siis sunnitud alluma. Õnneks pole seda toimunud ja väga tõsiselt võetaval põhjusel pole toimunud, sest on täiesti kindel, et kui Ukrainast saabunud pagulasi hakataks survestama, nõudma nendelt maski kohustust, käskima neid ennast vaktsineerida lasta, siis nad haaraksid relvad. Ja selle vastu juba ei ole Eesti politseil mitte midagi teha, rääkimata Maailma Terviseorganisatsiooni ametnikest. Seega, olgem rahulikud, senikaua, kui meil on selline vägev inimkilp nagu Ukrainast saabunud pagulased, kes hakkavad vastu, meil ei ole tarvis karta, et käivitatakse uut mingit pandeemia hüsteeriat. Leiutatakse mingi koroonaviirus uus tüvi või mingi veelgi ohtlikum asi, mida on tarvis kangesti inimestest välja võtta. Nii et jah, pole halba ilma heata. Meil ei ole mõtet karta ja eriti ei ole mõtet karta olematuid asju. Ja alati, kui näeme kuskil räägitakse, et Venemaa ründab või keegi veel ründab, siis mõelgem, kellel on kasulik seda hirmu levitada. Ja pidagem alati meeles ütlust. Hirm on harjumus. Mina ei karda.